Veele on antud imeline võim olla maa elumahlaks. Nii ütles üks maailma ajaloo kuulsam geenius Leonardo da Vinci. Eluvormid ja liigid meie maakeral on äärmiselt mitmekülgsed ja pole selliseid inimesi, kes suudaksid tutvuda ümbritseva maailma kogu rikkusega. Kuigi maailm on tihti nähtav, lähedane, nii-öelda käega katsutav, on aga ka selline, mida sõna otseses mõttes tunneme pinnapealselt. Jutt käib merede ja ookeanide maailmast, sügavuste maailmast. See pole sugugi väiksem, võimalik, et isegi palju suurem ja rikkam. Moodustab ju maailma ookeani pind enam kui 70% maakera pinnast. Sügavus aga ulatub 10 kilomeetrini. Ookeanid kannavad endast veel hulgaliselt mõistatusi ning ookeani põhja on uuritud vähem kui kuupinda. Kas pole kummaline? Inimestel on alati meeldinud elada vee ääres. Sageli veedame puhkuse veekogude läheduses. Jõed, mered, järved, miks nad meid nii meelitavad? Ehk seetõttu, et geneetilisel tasemel mõistame, tunnetame, et ka meie ise oleme mere lapsed. Sest elu sai alguse veest ning isegi täna moodustab kõikide mereelanike biomass 90% kõikidest planeedi elusorganismidest. Egas muidu sarnane inimese veri oma soola koosseisu poolest mereveega. Just seetõttu meres suppeldes tunneb inimene end nii komfortselt. Pea igaüks, kes kas või kord elus on merel olnud, viib endaga kaasa suurepärased meenutused ja tunded. Mida aga tunneb meri ja selle asukad meie, inimese naabrusest? Kas meie, merelapsed, oleme tänulikud? Paraku. Viimased 100 aastat on inimkond aktiivselt soodustunud maailma ookeani reostamist. Seda võib märgata mitte ainult suurte ökoloogiliste katastroofide ajal. Isegi jalutades kaldal peale tormi me imestame, kui palju prügi on ohutud tormiga kaldale. Endiselt on vette peamiseks reostajaks nafta ja naftasaadused. Viimasel ajal aga ka võistlevad nendega plastikust jäätmed ja erinevad reoveed. Jäätmetes olevad merre heidetavad kahjulikud ained tungivad mereandide kudedesse ja lõppkokkuvõttes pöörduvad bumerangina tagasi inimese organismi. Inimene kannab loodusele 2 lööki. Esiteks reostab seda, teiseks kurnab ressursse. 20. sajandi 60. aastatel, mil sai selgeks, et maismaal oleva toorme niinimetatud ammendamatud varud on hakanud kiiristi sulama, pöördusid mõtted ja pilgud maailma ookeanile. Hakati rääkima võimaluste ookeanist, pidades silmas mineraalseid, energeetilisi ja muid ressursse. Koos sellega aga ka ülisuurt jäätmete reservuaari. Kuid peagi veenduti, et võimsa antropogeense pressi mõjust on isegi ookean üsnagi haavatav. Ning juba praegu on näha, et mitte võimaluste ookeaniga, vaid pigem probleemide ookeaniga, eelkõige ökoloogiliste probleemidega puutuvad kokku meie järeltulijad. Just oma laste nimel peame kardinaalselt muutma oma suhtumist keskkonda. Veekihi all varjatud ja tavainimesel silmadele nähtamatud ökoprobleemid ei muutu vähem teravaks, vaid meenutavad pigem aeglustunud toimekamiini. Selleks, et see ei tappaks järgnevaid põlvkondi, peame pidevalt meeles pidama lihtsat tõde. Meie oleme mere lapsed. Head lapsed aga hoolivad oma vanematest ja aitavad neid.